õed ja vennad, kaastöölised, tohin teid tervitada Kiviõli koguduse nimel ja soovida kõigile Jumala õnnistust. Meie kingime veel tähelepanu sõnale, mis on kirjutatud esimesse Peetruse kirja, esimese peatüki salmid 10-12 ja 22-25. Seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust, juureldes seda, mida ja millise aja kohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglidki vaadata. Et te olete oma hinge puhastanud tõe sõna kuulmises, teesklematuks vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest, sest et olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva sõna läbi, sest kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu rohuõieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga issanda sõna püsib igavesti. Ja see on see sõna, mis teile rõõmusõnumina on kuulutatud. Aamen. Mulle jutustati ühest nõupidamisest, millest võtsid osa 2 põlvkonna esindajad, seal oli noori ja vanu. Noored tundsid muret, kuidas antud töölõik, mille eest nemad vastutasid, võiks paremini tehtud saada. Ja siis, kui nad arutasid seda probleemi, siis nad panid tähele, et vanemad mehed ei pööranud sellele kõigele üldse tähelepanu ja mõni isegi tukkus. Ja siis jõudis küsimus pensioni kätte. Siis olid kõik vanad mehed üleval, žestikuleerisid, rääkisid, siis oli kõik nii põnev. Tähendab, see küsimus puudutas neid. Armsad õed ja vennad, pühitsuse küsimus puudutab meid kõiki võrdselt, nii noori kui ka vanu, sest Jumala sõna räägib meie vastu nõuke, rahu kõikidega ja pühitsust. Ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Ja ma usun, et meie kõigi ühiseks sooviks on kord issandat näha, kord jõuda sinna, kus realiseeritakse meie usu eesmärk. Selleks meie vajame Jumala püha sõna. See on meie usu ja pääsemise alus. Ja selle Jumala püha sõna väärtusest ja pühitsevast mõjust räägib loetud teksti kaudu apostel Peetrus. Ta toob esile evangeeliumi keskse tõe, see on Kristuse, Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi nimetades. Usk Jeesusesse, Kristusesse, see on hindamatu väärtus. Selle läbi saavutatakse usu eesmärk, hingede õndsus, nii kirjutab Peetrus. Jeesuse Kristuse läbi toimub pattude andeks andmine ja lepitus Jumalaga. Ja taas ütleb Jumala sõna,
ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Pääste on meie õndsus. Peetrus suunab Väike-Aasia kristlaste pilgu möödunud aegadesse ja ütleb, seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust. Püha rahvas on leidnud, et Jumala sõna on eriline ja erakordne väärtus. See räägib meile Jumala armust, see on evangeelium, see on rõõmus sõnum. Ja armsad õed ja vennad, kas me ei ole mitmeid kordi leidnud, et kui meie avame piibli, juurdleme ja uurime seda sõna, kuidas siis mõni vana ammu loetud kirjakoht hakkab meie ees elama ja saab otse kui meid rikastada. Jumala armu ja päästeplaani on uurinud ja juurelnud juba prohvetid kauges minevikus, kuid see oli neile kaetud otse kui kaugelt vaadates täna oleviste kirikutipp, mis on mähkunud uttu. Nad igatsesid seda näha, õndsust näha, aga nad ei näinud. Ja meie võime seda näha ususilmaga. Meile on see avatud. Kas meie oskame seda hinnata? Jeesus ütles oma jüngritele, aga õndsad on teie silmad, et nad näevad, ja teie kõrvad, et nad kuulevad, sest tõesti ma ütlen teile, paljud prohvetid ja õiged on igatsenud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Prohvetitele oli suureks mõistatuseks, millise aja kohta käis nende kuulutus. Ja nüüd ütleb üks Uue Testamendi autoritest, prohvet Jesaja teksti korrates, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval. Näe, nüüd on hästi soodus aeg. Vaata, nüüd on päästepäev. Edasi tõstab apostel Peetrus esile evangeeliumi väärtusena selle taevast päritolu. Seda sõnumit pole mitte inimesed välja mõtelnud. Peetrus kirjutab, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi. Teises kirjas ta kirjutab, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Apostel Paulus, kui ta kirjutab teise Timoteuse kirjas, kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistatud. Armsad, piibel meie käes ei ole mitte lihtne raamat, vaid ta on Jumala sõna, kõige kõrgema sõna meile antud. Ja kuidas me peaksime olema tänulikud Jumalale selle võrratu sõna eest, mida tohime Jumala sõna näol omada. Ja see sõnum, millest räägib piibel, see on õndsuse sõnum, kuidas inimesed päästetud saaksid. Ja see sõnum on nii põnev, et sellesse igatsevad inglidki vaadata. Peetrus kirjutab, et on veel üks osa inimesi, isikuid,
kes on huvitatud inimeste õndsaks saamisest ja need on inglid. Inglid teavad palju. Nad on Jumala läheduses ja näevad alati tema palet. Nii on kirjutatud Matteuse 18:10. Nad rõõmustavad, kui ükski patune meelt parandab. Aga inglid ei tea siiski kõike. Jeesus oma taastulekupäeva kohta ütleb, aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglidki taevas. Suuri sündmusi nemad ei tea, see on varjul nende eest. Aga Jumala kogudus ja see ime, kui üks patune inimene päästetakse maailma pattude keskelt ja ta leiab oma koha Jumala koguduses, see on ime, millesse igatsevad inglid vaadata. Paulus kirjutab efeesoslastele, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele. Teine osa meie tekstist räägib kõigepealt vennalikust armastusest. Et te olete oma hinged puhastanud tõe sõna kuulmises teesklematuks, vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest. Meie kuuleme täna sellest armastusest veel pikemalt, kuid peatun vaid mõnel mõttel. Kuidas meie mõistame vennalikku armastust? Kas on sellest küll, kui meie oma vendi ja õdesid vennalikult armastame ainult pühapäevadel või siis, kui me oleme alles nendega tutvunud, aga hiljem, kui see kooselu meil pikemalt kestab koguduses, siis meie sageli nagu peaks armastuse kaotama ja jääb järele ainult sallivus. Selliseid kurbi pilte on ka olemas. Peetrus ei mõtle seda kaugeltki nii, vaid vennalik armastus peab olema teesklematu, innukas ja südamest. Kallid vennad ja ööd, armastus, see peab saama kristlikuks elunormiks, pidevaks suhtlemise vormiks kristlaste vahel. See on meie pühitsuse üks mõõdupuid. Milline on teesklematu armastus? Siin annab apostel Peetrus sellele 2 iseloomustavat joont. Kõigepealt see peab olema innukas. Kallid õed ja vennad, kas meie armastus üksteise vastu on innukas, aktiivne, kasvav, arenev, elav armastus? Ja teiseks, see peab tulema südamest. Mitte, et meie näitleksime armastust oma õdede ja vendade vastu, vaid meie neid südamest armastaksime. Kui on olemas teesklematu, siiras, vennalik armastus, siis kahjuks on olemas ka teesklev armastus. Milline see on? Sageli on selle peal imalmagus, viisakas naeratus, aupaklikkus. See on otse kui kauba ümber oleks mõni ilus pakend. Kord tulin oma kodu poole ja mul oli õnnestunud saada apelsine. Ja mul oli hea meel, sest mul on üsna mitu last ja ma saan sellega neile rõõmu valmistada. Aga keegi andis mulle ühe väikese paki veel, küll tema oli ilus ja ma hoidsin teda nii õrnalt ja arvasin, et see on nüüd suurem väärtus kui see apelsinid, mida ma käes viisin. Ja kodu siis sai see ilus pakk ka lahti teha. Seal oli pisut apelsini kuivatatud koor. Teinekord see ilus pakend ei ütle veel sisu. Armastuse ilus välimus ei anna seda, mis tuleb südamest. Saksakeelses piiblis on teeskleva armastuse kohta kasutatud sõna geferte liebe, mis
tõlgitult tähendab ülevärvitud armastust. Tähendab, midagi on ülevärvitud. Kui kristlaste vahel puudub siiras armastus, siis tuleb selle ilusa viisakuse värvi alt üsna kergesti teravad nukid ja vana värv välja. Jeesus on väga tõsiselt hoiatanud silmakirjalikkuse eest nii palves, paastumises kui ka ligimesega suhtlemises. Kui aga on kadunud siiras, vennalik armastus, mida meie siis peaksime tegema? Peetrus kirjutab, et siis on tarvis hinge puhastada tõe sõna kuulmises. Tõe sõna kuulmises. Esimeses Peetruse kirjas on sõna hing kasutatud 5 korda ja selles on kõik meie elu mõtted, tunded ja tahe. Kuid hing on ka see, mis võib väga kergesti saada vigastatud ja rikutud, küll vaimu, küll liha kaudu. Ja parandamiseks on ainult üks võimalus, Jumala sõna puhastav ja pühitsev osa selle vastuvõtmise kaudu. Peetrus põhjendab vennaliku armastuse kohustust sellega, et olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva sõna läbi. Vennalik armastus pole mitte käsukohane tegu, vaid see on uuesti sündinu loomulik käitumise norm. Vennaliku armastuse aluseks ei tohi olla omakasu, ei aupüüdmine, ei meeldivus, ei karjäär ega midagi taolist. Esimese Peetruse kirja järgi on vennaliku armastuse aluseks Jumala sõna kaudu puhastatud hing. Jeesus ütleb, teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jeesus kriipsutab sellega otse kui alla Jumala sõna pühitsevat tähtsust ja selle osa. Keegi isa kirjutas piiblile, mille ta kinkis oma pojale. Poeg lahkus kodu ja isa tahtis sinna kirjutada nüüd oma soovi. Ja see kõlas nii, poeg, kas see raamat hoiab sind eemale patust või hoiab patt sind eemale sellest raamatust? Soovin südamest, et püha raamat, Jumala sõna, hoiaks meid eemale patust. Ja lõpuks sõnastab apostel Peetrus meile kuulutatud rõõmusõnumi. Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu rohuõieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga issanda sõna püsib igavesti. Vaatamata kõigele sellele, mida inimene oma elus võib saavutada ja omada, see kõik jääb maha. See on otse kui rohuõieke, aga issanda sõna, Jumala sõna, see püsib igavesti. Ja see on sõna, mis teile rõõmusõnumina on kuulutatud. Tahan lõpetada ühe sündmuse kirjeldusega, kus peale teise maailmasõja lõppu juhtus ühes kohas õnnetus. Isa kaotas oma poja. Väikene poiss oli kõigele lisaks veel pime. Ja seal oli see õnnetu poiss pimedana ilma isata. Inimesed võtsid ta oma hoole alla, ta toimetati lastekodusse ja seal see poiss ei osanud muud kui ainult nutta, kus on minu isa. Küll talle prooviti pakkuda ühesuguseid ja teistsuguseid mänge, et kuidagi teda trööstida ja lohutada, aga päriselt see ei õnnestunud. Ja siis ühel päeval tuleb kasvatajatädi
ja annab ühe kirja selle pimeda poisi kätte ja ütleb, see on sinu isa kiri. Isa on sind nüüd üles leidnud ja tuleb sulle varsti järgi. See väikene poiss algul ei usu ja siis ta võtab, suudleb seda kirja, hoiab oma südame kohal ja ta ei lahku sellest nii kaua, kui tema isa tuleb talle järgi. Armas kuulaja, täna siin pingis. Piibliraamatus on sinu isa kiri. Hoia seda oma südame sees, kuni isa tuleb sulle järele. See on sinu puhastus ja pühitsus. See on sinu tuleviku lootus ja tuleviku tõotus. Aamen.